Tänases saates mees, kes teeninud on kätega. Teda on kutsutud põlvitama Vene lipu ees ja seda suudlema, aga tema on valinud põlvitada hoopis Jumala ees ja seeläbi on leidnud ka oma teenimise. Tere tulemast tagasi kuulama, vaatama saadet Meistritöökojas. Karl on minu nimi ja mul on hea meel tervitada meie tänast saatekülalist Meemo. Tervist! Tere tulemast saatesse. Meemo, sina oled minu koguduse vend ja mina olen saanud juba õppima sind tundma selle perioodi jooksul, kui me oleme koos teeninud, koos olnud koguduses ja kahjuks meie vaatajad, kuulajad kõik sind veel ei tunne, aga saame tundma. Kas sa oleksid nii hea ja mõne sõnaga, kes sa oled, kus sa tuled? Olen elanud Tallinnas terve oma elu ja päris suurest perest. Mul on 3 õde ja vend ja lapsepõlvest saadik olen käinud Nõmme baptisti koguduses. Mu ema ja isa olid kristlased ja selle tõttu nagu oli täitsa loomulik, et me iga pühapäevaselt käisime kirikus ja see on olnud üks selline hea osa, et lapsepõlv on olnud seotud kirikuga ja ma olen Jumalat tundma õppinud. Mu oma pere mul on 2 last, armas abikaasa, me oleme keskel, vanem poeg on paremal ja nooremal pojal on veel 2 last, kes on hästi marudad poisid ja nemad samuti on rõõmuks igal päeval. Kuidas nad siis vanaisa Meemot kutsuvad? Papa. Sina oled papa? Jah. Väga armas. Tervitused neile, kes meid on ka vaatamas, kuulamas, kui papa neile räägib. Suur rõõm näha on. See tihtipeale mehed ütlevad, see on minu varandus. Ja ma arvan, et sa nõustud minuga ka. Pere on midagi, mis meid lihtsalt ümbritseb ja mida meie ka meestena tihtipeale igatseme. Ja kui on juba antud, siis on palju, mille eest olla tänulik. Sa nimetasid ka, et kristlikusse perre sa oled sündinud, ehk siis usust sa oled liikunud selles mõttes terve elu. Aga ma olen ka seda, siis kui me rääkisime ja valmistusime selleks saateks, siis me arutasime seda, et üks asi, mis sai sinu jaoks selliseks verstapostiks, oli üks suusareis, kus sa 20-aastaselt käisid. Kas sa saaksid korraks peatuda selle juures, et mis seal siis nii väga muutus selle jaoks, et sinu vanemat usust sai justkui sinu isiklik? Jah, sellise päästmise kogemuse sain ma juba suhteliselt noorelt, 13-aastaselt ja 18-aastaselt astusin ka kogudusse. Aga meil oli koguduses üks selline noortegrupp ja noortekoor, millega siis me käisime talviti Otepääl suusatamas. Ja tol korral, kui me olime just seal õhtuses osaduses selle suusareisi ajal, siis me palvetasime, otsisime nagu kõik seda, mis oleks meie igaühe kutsumus või kuidas me saaksime koguduses kaasa teenida või kuidas me Jumala riigis võiksime teenida. Ja mina sain üsna selgelt vastuse, et minu osa ei ole olla mitte seal kõnepuldis, vaid et ma tahan kätega teenida ja sellest saadik ma olen nagu panustanud terve elu ja üritanud nagu, mitte ainult üritanud, aga tundnud, et see on see osa, mis mulle sobib ja see, mis mind täidab ja nagu, millega ma saan siis ehk Jumalale auga tuua. Ja, nii nagu sa nimetasid ka, et kätega tegemine, Jumala teenimine, konkreetselt sellega, nii kui sa siia stuudiosse ütlesid, mulle meeldis, et sa ütlesid seda, et see kõik on nii tuttav, mis siin seite peal on, et tööriistad, töö tegemine, see, et midagi nikerdada, kuidagi olla, et siin on üks pilt ka, nii nagu sa nimetasid, siis Nõmme koguduses sa oled kasvanud ja sul oli ka mingi roll selle laienemises. Jah, me kolisime perega elama vahetult enne seda Nõmme koguduse peal olevasse väikse majahoidja korterisse, siis oli mul juba mõlemad poisid kasvamas ja siis see oli vabaduse või selle Eesti uue vabaduse aja selline algusaeg ja meil oli pühapäeva koolis nimekirjas umbes 300 last ja
pühapäeval tund ei olnud mitte kuskil pidada, oli ääretu suur vajadus. 300 ei mahu igale poole. Ei mahu kuidagi. Saalis oli kahes otsas eraldi ja keldris ja riietusruumis ja korteris ja igal pool kuskil, kus sai siis koguneda. Oli suur vajadus lisaruumide järgi. Ja siis me alustasime sellise tööga ja siis ma vedasin selle juurdeehituse tegemist. Sinna sai siis need pühapäevakooli klassid juurde ehitatud. Aga eks see oli ka omamoodi selline ime ja jumala juhtimine, sest kui me alustasime, siis meil ei olnud sugugi ka kogudusena seda vahendeid ja kogu seda perspektiivi, kuidas see võiks valmis saada, aga see oli selline samm-sammult juhtimine, et meil oli kõige pisut raha, meil oli annetatud vundamendiblokke natukene ja saime osta Vene aja või rubla aja lõpus kasvavat metsa, mis oli kuskil Alutagusel Iisakul. Ja põhimõtteliselt see oli kõik, millega me siis nagu hakkasime liikuma, aga see sai ole suureks õnnistuseks just see, et väga paljudel kogustel oli see ruumikitsikus ja ruumi probleem, aga me saime siis selle ruumid nagu niimoodi juurde tehtud sinna hoovi peale. Väga kiiduväärt ja tänuväärt töö. Aitäh, Meemo, esiteks üldse selle eestvedamisest ja tõesti Jumala arm ja Jumala juhtimine, et usus astuda välja, isegi annetatud siis blokkide peale ja ressursi puuduses, et issand, sina varustad, kui sa oled meile sellise nägemuse andnud, et nii peab saama. Ja see oli tõesti nii, et samm-sammult tõesti need vahendid tulid ja see sündis. Ja, tänu Jumalale. Aga kuidas üldse oli teadmine sellist asja teha? Et kas sa oled väljaõppe saanud sellele, et oled sa erialaline inimene või kuidas see juhtus selline, et sa oskad üldse neid riistu siin kasutada ja mööda redeleid joosta ja kõike teha? No, ega ma õppinud ei ole seda, ma olen õppinud hoopis autode ehitust ja hooldust, aga ma olen õppinud kogu elu jooksul töö käigus. Ja kui ma olin 16-aastane, siis mu isa suri ja siis mul langes ka sellist rohkem vastutust kodu tegemiste ja vajaduste osas ja siis ma hakkasin õppima ja ka tundsin, et see enam-vähem õnnestub. Ja ega mina üksi ei ehitanud seda, ma ikkagi vedasin seda, aga kuigi olin ka kogu aeg ehituses kaasas ja seda tööd tehti väga paljude vabatahtlike panusega ja ka teatud töid ikkagi sai tellitud. Aga ma olen töö käigus ja elu käigus just õppinud, et siis kui sa panustad, annad nagu ennast Jumala kätte, et siis tulevad ka need oskused, tuleb ka mis vajalik teadmine, kuidas neid asju teha. Just see tarkus, eks ole, mida me saame paluda nii nagu kuningas Saalomon palus. Et issand anna mulle tarkust ja nii ta sai. Aga see on väga põnev ja see on tõesti väga eriline ja tõesti väga ka, ma olen julgustav mitmetele. Aga see hoone on saanud valmis ja tegelikult nii nagu sa nimetasid ka, siis ehitusalane on üks asi, auto ja sellega tegelemine on teine, kätega töö, teenimine sealt 20-ndatest saada see kutsumus ja väga selge selgus, et see on minu väljund, siis täna tegelikult sa töötad veel mingi kolmandal alal, mis tihtipeale võib-olla osadele tundub selline päris võõras. Siin stuudios, kui me vaatame sinna poole, siis see meile kõik paistabki ja see on tehnikaala. Et kuidas sa oled jõudnud just sellesse ja mis on sinu roll olnud ka Nõmmel selle tehnika poolega, et kui need asjad hakkasid arenema ja selles arengu viivus sa koguduses käisid, et kuidas sa seda hakkasid panema praktikasse? Jah, tehnika on hästi mind huvitanud ja arvutid ja kuna ma loomupoolest natuke olen selline, et kui asju saab arendada või kui asju saab parandada või midagi teha uut mood, et siis see tõmbab mind ja siis mingil hetkel hakkasime tegema koos oma poistega, kes olid juba parajas eas, videoülekandeid, live-ülekandeid Nõmme kogudusest ja see oli selline aeg, kus see oli ikkagi võrdlemisi uus ja harv nähtus, et sellist asja üldse teha. Aga mis kõige toredam selle juures ühe kogemusena oli, et me hakkasime sõnuga näitama seinal, enne seda kasutati graafokilesid ja graafoprojektorid ja minu jaoks tundus see nii selline algeline ja selline imelik, kui neid kilesid seal kogu aeg vahetati graafoprojektori peal. Aga tore oli see, et ma sain kaasata oma poisid sellesse videoülekannete töösse ja nemad tegelikult olid ja on ka praegu oluliselt targemad selles. Et ma olin nagu see vedaja ja natukene nagu taganttõukaja ja siis võib-olla otsisin vahendeid ja kuidas seda kõike teha. Aga nemad olid suureks abiks selleks, et see asi üldse nagu teostuks ja toimuks. Ja nad on jäänud sellise
tehnikaala asjatundjaks või selles väga palju seda kompetentsi juurde saanud, et mu noorem poeg praeguseni tegeleb videotööga ja see on lausa ta nagu igapäevatöö. Ja, aga see järelkasvu tekitamine, see, et meister võtab endale õpipoisi, see on kõik tegelikult mitte ainult piibellik, see on väga tohutult ka igasugustel praktilistel aladel väga selge. Ja minust on hästi kihvt, et esiteks sa oled pere tasemel seda nagu välja elanud ja võtnud poisid sinna kaasa, üks hetk saab, eks ole, õpipoisist meister ise ja õpetavad võib-olla nüüd sind, aga sa oled ka seda väljapoole hakanud andma, et see ei ole ainult olnud kuidagi kinnine selline nägemus, et ma annan ainult nendele, keda ma tahan või kes on minu lähedased, vaid tegelikult sa oled hakanud seda nagu nägema laiemalt ka, et siin on üks pilt sellest, mis seda väga selgelt illustreerib meile. Jah, see on laagrikoguduse ajal ja see on tegelikult olnud ka selline koht, et kogudustes on inimesi, kes on valmis panustama, aga nad ei ole võib-olla kutsutud seal kantslis olema või kuskil laulma või tegelema selliste töödega, vaid just nimelt abitegevustega ja ma olen päris palju noori püüdnud kaasata sellesse ka sõnade näitamise töösse või tehnikaga tegelemisse, kas siis tehnika ülespanekusse või ka helitehnikaga tegelemisse ja tegelikult neid on igal pool, neid noori inimesi, kes tahavad teha. Nad teevad rõõmuga, nad tahavad tulla, kui sa annad selle võimaluse, kui sa kutsud neid kaasa. Nii nagu ka meie koguduses sa oled teinud ja see samamoodi annab vilja. Seal tuleb ka juba päris mitmeid, kes huvituvad sellest asjast, jah. Just. Tehnikaala ja see, mis meil on antud selleks, et seda sõnumit edastada, kuulge ilma tehnikata me ei saaks siin praegu seda jagada nendele, kes meid on kuulamas ja vaatamas, et see on üks imeline tööriist tegelikult Jumala riigis. Aga nii oled ka sina olnud imeline tööriist Jumala riigis. Ja nüüd ongi meistri töökäes meile ikka meeldib meie saatekülalist, et küsida seda, et sa ise ütlesid ka, et sa oled ehitusele kokku puutunud, me nägime seda piltide pealt, tõesti on olemas siin seina peal asjad, ütlesid, on sulle tuttavad. Aga Meemo, kellena sina ennast täna Jumala riigis näed või mis tööriist on see, millega sa kõige rohkem ennast seoksid? Need on võib-olla need, mis on siin seina peal või võib-olla siin seina peal seda tööriista polegi. No siin on üks selle tööriista sükene eelkäija, torutangid on siin seina peal. Ma täiendaksin hea meelega seda tööriista seina, seepärast mulle tööriistad väga meeldivad. Jah, need on torutangid, aga mulle meeldiks olla Kullinokad on ühe tangi nimi. See on selline tööriist, mis on hädavajalik nii asjade lahtikeeramiseks, nii asjade kinnihoidmiseks kui ka igasuguste remondi või selliste abitegevuste tegemiseks. Tegelikult ka see torutangid on vajalik ja täiesti minu selline tavaline tööriist, sest sandtehnika töid ma oskan, aga Kullinokad võiks olla võib-olla selline, mis mulle kõige rohkem meeldib. See on aga väga vastupidav, pikaajaline. Mul on ühed, mis on kestnud umbes 30-35 aastat täiesti, nii et ma kasutan siiamaani neid. Väga kihvt ja just väga lahe, et sa valisid selle tööriista. Peab ka tunnistama, et ei ole enne läbi käinud. Nii et siin on mehi, kes ennast kui Valdaks nimetavad ja kes on Lavidad ja kes on Sael. Veel Kullinokka ja tange ei ole käinud läbi. Väga põnev. Aga me tahaksime tulla tegelikult siin saate teises pooles alati mingisuguse kogemusloo juurde ka. Ja me seda omavahel arutasime ja rääkisime sellest, et mis võiks olla mingisugune teema, siis üks pilt on sul ka kaasas, mis tegelikult räägib ühest perioodist sinu elus. Ühest väga selgest perioodist, millest tihti meie mehed ei saa midagi teha, et tuleb minna, kui on kutsutud ja kutse esitatud. Jah, see ei ole küll väga kvaliteetne pilt, aga sõjaväes pilte teha tegelikult lubatud ei olnud ja mul on mõned üksikud võtted sellest ajast, aga see Nõukogude armees teenimise aeg oli küll kindlasti üks selline vormivaid ja kujundavaid aegu minu jaoks ja teataval määral ka raske aeg, sellepärast et armeesse minnes või Nõukogude armeesse minnes ma olin enne seda juba koguduse liige ja ma ei olnud komsomol, ma ei ole olnud pioneer, ma olen olnud nagu sellest tolleaegsest riigikorrast nagu distantseerunud ja ma teadsin, et see sõjaväes võib kujuneda nagu keeruliseks. Ja nii see ka tegelikult läks.
et just selline sõjaväel, Nõukogude armeele omane selline nagu dedovšina või selline vanemate teenijate ülemvõim või selline nende poolne noorte alandamine ja nagu nende tööle sundimine ja et see oli nagu selline keeruline, aga keeruline oli ta tegelikult pigem siis, kui ma pidin oma nagu selle teenistusaja poolest jõudma sellesse aega, kus ma peaks ise hakkama noori taga ajama. Ja ma ei olnud valmis kaasa minema nagu sellise mõtteviisi või sellise suhtumisega. Ja siis hakati, nagu pöörati ka minu vastu, et miks sina ei tee, miks meie peame tegema, kuigi nad ei pidanud. See oli nende valik, et nad seda tegid. Ja sõjaväe aja jooksul oli muidugi ka selliseid väga reaalseid hoidmisi ja kogemusi, Jumala lähedalolu kogemisi. Näiteks ma toon võib-olla sellise näite, et kui ma läksin sõjaväkke, siis kõik isiklikud asjad võeti kohe ära. Ja just, kui tuled, anna kõik, mis sul on ja anname sulle vormi ja kõik muu. Ja mul oli kaasas Johannese evangeelium, selline väikene pisikene. See võeti ära ja siis mul ei olnud mingit võimalust pühakirja lugeda või palves on ikka võimalik olla. Aga mu sõbrad siis hakkasid saatma mulle kirja teel pühakirja salme. Ja see oli niivõrd huvitav, ma ei küsinud seda ise, aga see oli nendepoolne selline nagu mõte ja see oli hästi-hästi nagu kandev, et mul on üks salm siiamaani meeles, mis mind kandis läbi sõjaväe ja tegelikult on kandnud siiamaani läbi elu. Et see on õpetussõnades, et hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Amen. Et see on jah, selline üks huvitav osa sellest. Kas nad hakkasidki siis sulle saatma ühe peatüki kaupa, ühe salmi kaupa või parajasti, mis neil südamele tuli? Mis neil südamele tuli erinevaid lõike siis nagu pühakirjast kirja sees. Et see oli äge, jah. Ja seda ei saanud keegi kontrollida, sest see oli eesti keeles, keegi ei saanud aru, mida mulle kirjutatakse, et ei saa omada raamatut, aga on võimalik omada pühakirja sellisel kujul. Väga kihvt ja ma arvan, et see on nagu selles mõttes ka hästi kihvtiks julgustuseks just selle koha pealt, et tegelikult nendes olukordades, kus tundub lootusetu, see just nimelt, et mul ei ole mingit ligipääsu nendele asjadele, siis õed-vennad on need, kes saavad tulla appi. Ja ma tean, et kirjad ei olnud ainuke asi, millega sinul sellel perioodil oldi toeks ja mida meie näeme ja oleme kogenud, on see, et ka palvetugi on midagi, mis on väga oluline. Ja see oli jah tõesti väga tuntav selles mõttes, et kuna ma olin koguduse liige ja meil oli selline noorte grupp, enne kui ma sinna sõjaväkke läksin, siis ma tundsin läbi selle 2 aasta, mis ma sõjaväes olin, sellist palvetuge ja väga kindlad nagu sellist hoidmist läbi selle, et kogudus palvetas kogu aeg, kui ma olin seal sõjaväes. Ja mul on meeles üks sõjaväe lõpupoole üks juhtum, kus seal valiti välja 10 meest, kes siis saavad kiiremini kõige esimese vahetusega koju, kui sõjaväeperiood läbi saab. Ja algul mulle öeldi, et ma olen nende hulgas, siis rivistati kogu väeosa üles ja toodi sinna ette see väeosa lipp ja riigilipp ja siis need, kes esimeste hulgas koju said, siis pidid sealt rivist välja marssima, sinna lipu juurde põlvitama ja siis suudlema seda lippu. Ja ma mõtlesin seal rivis olles, et mida ma teen? Ma ei lähe sinna, et ma ei taha põlvitada selle nagu lipu ette. Ja mind ei kutsutud. See on selgelt siis järelikult midagi muutus, et ma ei saa koju. Aga kui see tseremoonia oli läbi, siis kutsuti kõik teised poisid staapi ja anti üks veel lõputöö nendele. Ja siis kutsuti mind ka ja öeldi, et kuule, sina oled ka nende hulgas. Ja ma väga selgelt tajusin seda, et kui ma palvetasin selle pärast, et ma ei taha minna, et Jumal aita selles olukorras. Ja. Siis tuli lahendus selline, et millegi pärast mina sinna minema ei pidanud. Et see oli selline huvitav kogemus. See on nagu väga selge märk sellest, et nii kui meie hüüame Jumala poole nendes momentides, siis tema tuleb vastu, tema vastab meile. Ja. Ma tahaksin veel küsida sellise küsimuse, et see on
see oli sinu Vene sõjaväe kogemus, mis on täis tegelikult veel igasugu lugusid ja Jumala näpujälgi nendes momentides, kus tema kandis tegelikult sellest läbi. Oli küll, jah. Täna me aga näeme seda, et sõda valitseb meil ümberringi ja mitte ei paista need lõpud, vaid pigem kahjuks vastupidi paistavad need algused. Ja. Kuidas me peaksime üldse kristlastena, Meemo, selliselt ennast tundma, et ka sina, kes oleksid tegelikult väga selget vastutahtmist sinna Vene armeesse ja ei olnudki mingit muud valikut, teine võimalus minna seesa seina äärde. Ja. Kuidas me peaksime üldse suhtuma tänasel päeval selle sõja ajal sellesse? Kas üldse on lootust? No kindlasti on ja just see, et ma usun, et need, kes peavad minema, peaksid hoidma väga nagu enda oma südame nagu hoiaku puhta ja oma sideme Jumalaga või nagu kontakti Jumalaga elava. Et see on tõesti asi, mis aitab väga igasugustest olukordadest läbi, sest mu isa käis ka läbi Isamaa või läbi selle teise maailmasõja ja sai 3 korda haavata ja käis kõik need rasked lahingud, Teumardi ja Veliki Luki lahingud läbi ja tuli sealt eluga tagasi ja rääkis selliseid imelugusid täpselt samamoodi läbi reaalse sõjategevuse, kus ta oleks pidanud saama surma, aga ei saanud, kuna tulid sellised olukorrad vahele. Ja teisest küljest ma näen, et neil, kes otse ei ole selle kõige tulisemas kohas või teenimas seal sõjaväes või sõjas, et nende palvetugi on see, mis on hästi oluline selleks, et see kannaks nagu läbi. Sest ma tajusin sõjaväest tagasi tulles võib-olla endale üllatuseks seda, et see üks koorem nagu oli lõppenud või see sõjaväeperioodi oli lõppenud, aga minu jaoks ma nagu tajusin seda, et see palvetugi oli minu jaoks lõppenud ja mul oli päris raske periood peale sõjaväge 2-3 kuud kuni isegi pool aastat. Ma ei läinud kohe kogudusse, ei haakunud uuesti noortega ja tundsin ennast kuidagi väga nagu eemal olevana ja siis hiljem olen mõelnud, et see palvetugi oleks võinud kuidagi üle kanduda selliseks inimese toetuseks ja seda saame me praegu teha, et kui on mingi raske olukord lõppemas, et sellega ei lõppe veel kõik, et selleks on vaja natukene aega, et uuesti nagu saada ühendusse Jumalaga, et saada nagu see õieti jalad alla, ütleme nii. Et me lihtsalt ei oleks need, kes loevad ajalehes sõjapäevikut, et päev see ja päevanumber on see ja tänased uudised on sellised, vaid tegelikult meid on kutsutud tegutsema. Ja, meid on kutsutud, jah. Ja mitte ainult tegutsema selle nimel, et olla justkui aktsepteeriv nende olukordade üle, et jah, et kui ma pean, siis ma pean, vaid vastupidi, ka kristlastena me saame panna palves jala maha ja väga selgelt olla palves toeks. Just. Ja ma arvan, et see on nagu see tänane sõnum samamoodi, mida meie nagu tahame ja igatseme siin esitada, et tegelikult, eks ole, me oleme siia samamoodi, nii nagu Jeesus kutsutud rahuvürstiks, rahutegijateks, mitte sõjapidajateks, nii nagu paljud ka ootasid, et Jeesus tuleb ja hakkab sõdima, eks ole, Rooma impeeriumi vastu. Ja tänapäeva noorte hulgas on see vaimne sõjapidamine võib-olla isegi üks selliseid suuremaid aspekte, et millega me väga lähedalt igapäevaselt kokku puutume. Et nagu selles vaimumaailmale vastu seismises on samamoodi vajalik, täpselt samamoodi see eespalve vajalik see, et me leiaksime inimesed, kes toetavad neid, kes nagu on selles keerulises olukorras just. Tänu Jumalale. Aga Meemo, siin saate lõpus me tahame alati tulla selle juurde, et me saaksime palvetada üheskoos. Palvetada nende praegu käivate olukordade eest esiteks, meie eest, kes me oleme kristlased, aga ka nende eest, kes täna veel Jeesust ei tunne. Võib-olla käivad, nagu öeldakse, käivad pimeduses. Ja ei teagi, et isegi on sellist lootust ja sellist palvetuge kuskilt saada. Et ma kutsun sind üles ja palun sind, et kas me võiksime palvetada. Ja kindlasti. Isa taevas, ma tänan, et sina oled andnud mulle igavesele lootuse. Sina oled andnud mulle kõik, mida ma vajan ja olen kogenud armu läbi kõigi nende aastate. Sinu juhtimist, sinu ligiolu
seda, kuidas, kui ma olen andnud ennast sinu kätte, siis sa saad seda kasutada. Ma tahan paluda, et meie kristlaskonna hulgas võiks olla neid inimesi ja igaüks me võiks ära tunda, mis on meie kutsumus, mis on meie võimalus kaasa teenida Jumala riigis, aga me tahame paluda üheskoos ka sinu kätte selle noorte hulga, kes eksleb pimeduses ja neid on nii palju, need on meie oma peredes, need on meie oma lähedaste hulgas, kes on alla surutud, kes on depressioonis, kes on sellistes nagu keerulistes olukordades ja nad ei otsi või nad ei taha sind, aga nad ei taha sind tunda, aga me tahame paluda, et sina ei hülgaks neid. Anna meile tarkust, kuidas me saaksime olla toeks, kuidas me saaksime neid juhatada, kuidas me saaksime olla lihtsalt nende kõrval ja anna meile jätkuvalt jõudu olla palves ka nende iga üksiku pärast, kes meie lähedased on. Jeesus, tänu sulle, et su arm on suur ja kui me avame ennast sulle, siis sina tahad meid täita, sina tahad meid üles tõsta ja anda ka võidu läbi igasuguse olukorra, läbi igasuguse raskuse. Tänu sulle, Jeesus. Amen. Amen. Aitäh sulle, Meemo. Aitäh, et sa oled tulnud, jaganud ja teeninud läbi oma elu ja teenid ka jätkuvalt. Aitäh ka teile, kes te olete meid täna kuulanud, jälginud. Rahu olgu teiega, see on meie palve ja meie lootus seisab Issandal. Olge väga õnnistatud ja peatse kohtumiseni. Hea vaataja, lõppenud saade on sündinud TV7 ja Nõmme meeste hommiku koostöös. Kui tunned, et kuuldud lugu sind kõnetas ning sooviksid leida kontakte teiste meestega, siis rohkem infot leiad veebilehelt meestehommik.ee. Saated sünnivad vaid annetajate toel. Selleks, et need lood jõuaksid veelgi rohkemate inimesteni üle Eestimaa, saad anda oma panuse ekraanil kuvatud võimalusi kasutades. Oleme südamest tänulikud iga toetaja eest.